Oleme järjega jõudnud Palivere raudteejaama, kus mul on hea meel oma vestluspartnerina tervitada Mikk Lõhmust. Tere! Tere! Härra Lõhmus, kuidas loodate oma valimisliidu võidu puhul kaasa aidata Turba-Rohuküla ehk siis teise etapi valmimisele? No, kohalikul omavalitsusel ju iseenesest võimalusi raudtee ehitamiseks ei ole. See on ikkagi poliitikute ülesanne ja poliitiline otsus. Aga omavalitsusel on ju väga suur roll hiljem see tugitaristu tööle panemisel ehk raudteejaamade juures, kus me praegu oleme, Palivere raudteejaama juures peaks olema sellisel juhul kuskil pargireisiparkla, näiteks rattaparkla, et kõik selline tugitaristu, see on omavalitsuse ja riigi koostöös vaja pärast valmis ehitada. Arusaadav. Kuid kui süvitsi on uuritud Nigula-Leediküla peatusse kui just mitte vajalikuga seonduvat viimase aasta-kahe jooksul ja selle seotust otsesema ühendusega Noa-Rootsi puhul? Tegelikult ega väga palju ei ole. Et praegu on ikkagi jäänud Taebla, Palivere, Risti, Lääne-Nigula vallas nendeks peatusteks ja praeguses ka selles teemaplaneeringus Nigula peatust ette nähtud sellisel kujul ei ole. Kas ja miks arvate, et üks peatus mõjutaks kuidagi reisijate arvu poolest negatiivselt liinil sõitjad? Tavaliselt ju kiirus loeb. Siin on kaks olulist asja. On ju käidud välja ju ka siin mõtteid ja päris avalikult välja öeldud, et tulevad mingisugused teatud rongid, mis näiteks peatuvad ainult Haapsalus ja siis järgmine peatus on juba kuskil Harjumaal. See oleks piirkonna jaoks kõige halvem variant. Et kui rongid lihtsalt tuhisevad suurtest keskustest ka juba läbi, see tekitab kui kohalikes ka trotsi ja võib ka tekitada vastuseisu raudteele üldse, nagu siin Paliveres on ju juhtunud, et kus räägitakse, et hakkavad rongid 160 kasulast läbi sõitma. See on võib-olla teema. Aga mis Noa-Rootsi puutub, siis tegelikult väike tähelepanek on see, et Taebla jaamast on Noa-Rootsi otsem tee kui Nigula jaamast. Selge. Et kas Haapsalu raudtee teemal loodate ka tõsisemat tegutsemist valitsuse poolt? Väga hea on see, et täna on esimesed sammud astutud. Et see on juba tegelikult väga suur samm, et see Turba raudtee ots tuleb. Et nüüd nagu edasine on juba selline, kuidas ma ütlen, et edasine on siis nagu juba kulla koera saba saamine minu arvates, et loodame, et lähiaastatel ikka vajalikud otsused tehakse. Loodame. Aga kes siis praegustest valitsuses olevatest erakondadest on teie arvates kõige tublimad antud teemal? No kes seda kogu aeg vedanud on, võib julgelt öelda, on Jaanus Karilaid, kes vist on Keskerakonnas. Tema on seda raudtee asja kogu aeg järjekindlalt Riigikogu poolt lükanud. Olgu. Ja viimane küsimus kõlaks nõnda, et Taebla koolis siis kaotati teadaolevalt gümnaasiumi aste ja kas teil on teada, kui paljud õpilased sooviksid hakata käima gümnaasiumis Sauel või hoopiski Haapsalus? Enamus õpilasi käib gümnaasiumis täna ikkagi Haapsalus ja väiksem osa Noa-Rootsis ja mujal Eestis. Aga kui raudtee tuleb, siis väga võimalik, et kasutatakse ka raudtee võimalusi ka Haapsalusse minekuks näiteks Taeblast või Paliverest või Ristilt. Et see kindlasti on ka hariduse seisukohalt oluline. Kui oluline võiks siis olla ka kaugemate õpilaste jaoks Palivere spordikeskus? Kindlasti. Palivere spordikeskus esiteks ja teiseks Palivere suusakeskus, mis on võib-olla veel olulisem Tallinna ümbruses, kes on tüdinud aegviidus käimisest või Nõmme keskuse radadelt, siis tulevikus sõita tunni ajaga või veel ühe ajaga Palivere, kus on väga suurepärased rajad, ja veel, kus on ette näha lähiaastatel päris suured investeeringud lumetootmissüsteemi. Et see on täiesti uus võimalus ka Palivere suusakeskusele ja spordikeskusele.